Need oleme meie. Kes Sigulda rajal sõidab, sõidab igal maal. 150 kilta tunnis jäises rennis. Langus võrreldav Radissoni hotelliga. Õnnetused, luumurrud ja 2 surma saanud sportlast olümpiamängudel. See on kelgutamine. Ja võrdluseks, siin on Kevin Reisenbuk Snowtubist. Kiire guugeldamine näitab, et lähim kelgurada asub Lätis Siguldas. Kirjutasime enam kui 10 Läti sportlasele. Kõigilt neilt saime korralikult rejecti, kuni helistas meile mees nimega Rein, kes väitis olevat Eesti Kelguliidu president. Suhteliselt ohtliku varem ei ole alaga tegeleda. Ma pean natukene seda asja kalkuleerima selles mõttes, aga rõhutan, et see elukindlustus ilma selleta me hakkama ei saa. Elukindlustus. Tere, ma lähen homme Siguldasse kelgutama ja ma tahaks elukindlustust. Aha, no aga istuge. See nagu kuradi nõukaamine väljendamises. Näed 2 paberit. Need, kes sõidavad, need täidavad ära. Siin on väga lihtsad formid. See on põhimõtteliselt leping sellele, et nemad ei vastuta millegi. Ingast saadab. Me oleme omal vastutusel täielikult siin. Tõuseme sinna kõige kõrgemale üles, kus mehed stardivad. Oi. Enne, kui ka ise selle hullusega pihta hakkame, viskame pilgu peale Sigulda rajale. Yes. Ma ei lähe. Sa nägid, et tuli nagu risti siit. Ja. Ebareaalselt kiire. Saanud alles nüüd aru, kuhu oleme sattunud, võtavad meid raja ääres vastu Anda ja Sanja. Nad on ühed parimad kelgutajad maailmas. At least third. I'm Kevin. Okay. Ready for the competition? Oh yes. I just ate my lunch. Do you really think that we will make it to the track at the end of the day as well? Maybe. Ei ole just väga palju usku põhjanaabritesse, ma ütlen ausalt. I think we need to change now. Ready? It looks like you are ready. This is the correct helmet. No, that one is. But you can do it in this? Selliste inimeste pärast ongi elukindlustust. Okay, so I should change. Kaelaliad on väga tähtsad, et peate hoidma seda. Ja mul on kange natukene praegu, kas see on Tee midagi. Kui te sõidate lõukohaks siin tead ja nii kui taha ära tõmbab, õhkima siia enam tagasi ette jõuda. Kui ohtlik see Sigulda radalt on? Kes Sigulda rajal sõidab, see sõidab igal pool maal. Ta on hästi tehniline. Sigulda on üks kõige ohtlikumaid radasid maailmas. See rada ei anna kordagi sulle andeks, kui sa teed vea. Palju need kiirused sealt tipust tulles võivad No ütleme, kelku kõige kiire. Sirge peal on selline 132-133 km. Me täna sõidame kõige ohtlikumat varianti ja meil on väike päike väljas. No... Nii, kuidas sa olema peaksid? Siin on sellised käed, rutskad. You have to put your hands inside. Yes. Jalad ilustab, mitte nii. Jalad peavad nagu baleriinid olema. Jah, aerodünaamika. Aga kas selle peaga timmimine, see nagu ei aita nii palju? Et see on siuke mikroskoopiline? No, selle kehaga ei ole mõtet nii palju möllata. Paremale, kui sa tahad keerata sinna poole, tõmbad selle käega ja selle jalaga lükkad natuke peale. Aga tehtab, ma ütleks. Nüüd on küll Kevini kord, vaatan, kuidas sa hakkama saab. Kas on mingid soovitusi mulle anda või? No ma ei saa sulle kõik ära öelda kohe ju, sa võid ise proovima. Sa võid tõmmata, aga siis peavad jalad peale olema. Niimoodi jah? Niimoodi. Kõik. Sa ei tule midagi hakkama, sa pead ette minema ka ikka. Ma ei tea, ma sõin teil lihtsalt. Ja rohkem teda ei nähtud. Anda and Sanja, how have you done this year? This year was best for us. We ended 4th and 5th in overall. That's pretty good. Yeah. What is the probability that we will crash today? Oh, it's big. Yeah. 3 aasta pärast Milano, see on täielikult reaalne. Kahe kelku teha ära. The loser has to do a little cheerleading dance. Sounds interesting. Ma tean, et käib. Rock, paper, scissors, stone. It's gonna start.
she's gonna be the first one to show how it's done. ma ütleks, et halvemini kui meie tulime võib-olla. $470 and yours was $463. Even with that, that is faster? Ja. kohe saame näha, kas Kevin Reisen alistab lätlannad. 3, 2, 1, läks! Pane! Tule kiiremini! Actually, so the clock was a bit broken. Oh yes. I would say the same. No. ütlen ausalt, Reisen, mul on natukene aega tagasi teha. Nende aeg oli umbes 4,6, sul oli 6,6. Noh, 50%, see on okei. Mitte mingit ambitsiooni. Aga aeg sellegi poolest oli vist kiirem kui mul, nii et ma ei tea, kuidas ta seda suutis. Su aeg oli 6.16. The winner is Team Latvia. 4 seconds. But you have an advantage, you have 6 toes. Do you know the joke? No. Ja kui te arvasite, et seda oli valus vaadata, siis kohe peame me neile ka tantsima. Oodates asjalikult oma jääaega, uurime staadionil ringi, kas leidub veel lätlasi, keda segada. What are you doing here right now? What's happening? Preparing sled for the race. Can I try? This, put your mouth like this, Like this? like this. Like this? Other side, this. This? You mean like this? No? You can try, and then just. I think I'm the greatest at it. What do you think? Yeah, you're doing great. Actually, it's my first time ever doing luge. I only did the push track and then I went boom, boom, boom. And when you will go in track, Like in 2 hours. good luck. Try to survive. Okay. teeme jälle kivikat, messana läheb. Finish line checklist David Devils. paber, käärid, 1, 2, 3, pead minema esimesse. Nojah. palju täna üldse Eesti noori on, kes tegelevad seda? Üks. Reaalselt ainult? Praegu jah. Põhimõtteliselt oli 12. Kuidas on emotsioon jäi? Mul kassi poissid nii ära. Ma arvan ühe korra siin ääres olnud. Kui närv on kõige suurem, siis on hea ikka lähedastele mõelda ja ma tean, et Friida hoiab mind tervena. Tavai poisid, on nii kaugelt tulnud. Üks viimane sõit. Kevin, kes aeglasem on, sõidab pagassis koju. Tavai, tiil. 3 peal, George, sulle ka. 1, 2, 3. Kas sul on mõni viimane soovitus meile anda? Rahu, ainult rahu, soojendus. Nüüd see kõlaringe, just nimelt. Pani vist matsu. Täpselt enne meie starti. Mingi britt pani skeletoniga mäsa just sellest korvist, kuhu me lähme, nii et ma ei tea. Ta asi motiveerib mind üldse praegu. For Paul Les. Valmis, istu vaikselt peale. Võimalikult Tõmba ennast üles ligidale. Reisen, ma võidan sind. Track is clear for Kevin Reisenbach. Davai, valmis, jah? Näeme teisel pool. Läks. Come. Ei, see on ülikõva. Mul on tunne, et Reisen läheb pagassi. Kevin, finish time 28.17. Täiesti ebar. Oot. Ebareaalne, kui äge see oli või? Ma panin muidugi crash'i ka. Ideaalse lähedale sõit, võib ütelda, et jooks nagu vana sõit ei olnud. 3 aasta pärast Milano ei ole kaugel, aga selleks vaja harjutada. Ütlen ausalt välja selle.
see on täielikult reaalne nagu kahekelgul teha ära. Top 10 hulka maailmas. Kasvu poolest ka, et Paul tuleks esimeseks meheks ja ta nagu teiseks meheks ja... Ma poole peal sain aru, et see on täiesti tehtav tegelikult. Mis oli kõige ritsima kurvi pealt, kui ma tulin kurvist välja, siis mul oli nagu nüüd on timm, vaata. Ja siis oli kohe kõmm vastu seina. Mul on tegelikult veits tämm, kas ma ei saa isegi aru, veits kuidagi vaadrekas on sees äkki, homme on nagu alusel. Tegelikult ka Eesti Kelguliit, siis need 2 meest, kes on siin meiega täna nii abivalmilt koos olnud, Rein ja Fredi, ootavad kõiki meiesuguseid kelgutrenni. Ja nagu te kuulsite, siis ka olümpiapotentsiaal on täiesti olemas. Nii nagu härrasmestel lubatud sai, magassi. Davai, tegemist inimene. Like ja subscribe ka!